Tere, mina olen Ivar Kuussov ja tänase video teema on, kas ma olen piisav. Ma tean, et see mittepiisavuse tunne on väga paljudel inimestel nende kannatuste põhjuseks, algpõhjuseks. Ma olen paljudelt terapeutidelt ka kuulnud, et ka väga edukad ja rikkad inimesed, ükskõik kui palju neid maju ja autosid ja kui palju neil raha on, ja nad seal tipus õnnetud on, siis see algpõhjus on see, et nad sisimast tunnevad, et nad ei ole ikkagi piisavad. Nad ei tee piisavad, ükskõik kui palju nad pingutavad. See teema ei ole kunagi minuga resoneerunud selles suhtes, et ma ei ole kunagi nagu täheldan, et mul sellega mingi teema oleks või probleem oleks. Aga no võta näpust. Viimasel ajal tuli ka minul see teema üles. Et selle video ajendiks ongi üks trigger, mis mul üles tuli ja mis just seda teemat mulle näitama tuli. Et triggerid on siis, kes veel ei tea, psühholoogias selline väljend, need on nagu päästikud, mis vallandavad meis hästi tugeva reaktsiooni, väga tugevad emotsioonid. Et siis kas keegi ütleb meile midagi või käitub meiega kuidagi ebaõiglaselt nii-öelda, siis tihti meil on sees selline kaitserefleks, me võtame kaitsepositsiooni, tahame rünnata, aga need on kõik nagu sisseõpitud harjumused ja tegelikult on meil võimalik ka teadlikult nendesse olukordadesse suhtuda, nendele vastu minna. Tegelikult selle triggeri algpõhjus ei ole mitte teises inimeses, ükskõik mis ta suust välja ajab, vaid üllatus, meis endas. Et see trigger tuleb näitama meile meie traumat, mis vajab tähelepanu ja mis vajab tervendamist. Et meil kõigil on traumad. Ja kui nende traumadega ei tegele, siis nad jäävadki teatud aja tagant üles tulema ja ennast näitama senikaua, kuni me nendega tegeleme, kuni me neid tervendame. Meil on valik seda ka mitte teha, aga jah, see põhjustab meile kannatusi elus ja mitte ainult meile, vaid teistele ka. Trauma on jätnud ennast haava ja triggeriga tuleb meil selline kaitsemehhanism üles, mis kaitseb meid selle valu eest, selle ebamugavustunde eest. Ja triggerite ja traumadega saab tegeleda nii, et küsida endalt, mis mind hetkel täpsemalt välja ajas endast selle inimese juures, mis tunde see must tekitas, kus ma veel olen niimoodi tundnud, mis inimesed mind veel on niimoodi tundma pannud. Ja tavaliselt niimoodi järgi ajades jõuabki tagasi lapsepõlve. Ja kui me oma traumadega tegeleme, siis ei aja nad meid enam närvi, ei põhjusta kannatusi. Aga see ei pruugi juhtuda üle, et see oleneb nii-öelda trauma intensiivsusest ja kui sügavale alateadvusesse me ta nii-öelda maha tampinud oleme. Aga samas see on võimalik, see lihtsalt võib võtta aega, endaga tegelemine. Ja mis ka veel väga oluline, et sellise käitumisega me võtame vastutuse enda tegevuse ees. Me ei näita enam näpuga, me ei süüdista inimesi, me ei klatši, vaid me mõistame, et elu on meie enda valikud. Meil on valida iga hetk, kuidas me käitume. Ja me ei pea olema nii-öelda õpitud käitumismustrite vangis. Praegusel ajal suhtun ma väga suure elevusega enda triggeritesse, sest et need ei tule enam mulle eriti tihti ette. Aga kui tuleb, siis ma olen väga uudishimulik ja tõesti elevil, et mul on võimalik veelgi rohkem endast teadlikuks saada ja näidata valgust oma varjupooltele ja katapulteeruda arenguteele edasi. Nüüd viimasest triggerist on läinud mõnda aega juba mööda ja ma olen saanud seda teemat enda jaoks protsessida. Aga ma usun, et nii mõnigi inimene saab ennast selle teemaga seostada ja sellepärast ma otsustasin ka sellest rääkida. Et mu trigger oli seotud mu ülemusega, kes üks päev passiiv-agressiivselt vihjas mulle, et ma ei saanud ühe tööülesandega piisavalt hakkama. Kuigi ma ise teadsin, et ma andsin endast parima ja tegin kõik, mis vaja,
aga lõpptulemus ei olnud ikkagi see, mida me mõlemad tegelikult ootasime. Mu esimene reaktsioon oli, et kuidas ta julgeb üldse mulle midagi sellist ütlema tulla, kui mul on olnud just hästi intensiivne periood, kus ma olen teinud väga palju tööd ära, väga hästi ja millest nagu mingist tunnutsust ei ole tulnud, aga pigem kommenteeritakse seda ühte väikest asja, mis nagu nii väga hästi välja ei tulnud. Et see tundus väga ebaõiglane minu jaoks. Ja tegelikult ma olen näinud ka varasemalt tema juures sellist passiiv-agressiivset käitumist, kus ta ei ütle otse, aga ta vihjab kellelegi midagi, mis talle ei meeldi. Aga see on tema teema, see ei puutu minusse. See võib olla tal seotud mingi traumaga või on kellegilt teiselt eeskuju saanud sellise juhtimisstiili jaoks. Hoopis tähtsam küsimus oli, miks see mind nii väga endast välja ajas. Et tol hetkel ma hoidsin oma keele hammaste taga, sest et sellest lihtsalt ei oleks mitte midagi ilusat sündinud. Aga ma hiljem hakkasin endalt küsima, et miks ajab see teiste inimeste arvamus mind nii väga endast välja, kui ma tean, et ma ise olen teinud kõik hästi, ma olen andnud endast parima. Miks mind peaks kottima, mida keegi teine üldse arvab sellest? Kuidas see mind tundma pani? Ja see on üks tähtsamaid küsimusi. See pani mind tundma nii, et ma ei ole teinud piisavalt. Ma ei ole pingutanud piisavalt. Ma ei ole piisav. Kust läheb see piir, et on tehtud piisavalt? Kas see piir on üldse olemas? Kas mitte ei piisa sellest, et kui ma tean, et ma olen alati endast parima andnud, siis see on ka piisav. Miks mind ikkagi siis teiste kommentaarid selle puhul nii väga närvi ajavad? Ja otse loomulikult viivad teed tagasi lapsepõlve ja ma usun, et siinkohal saavad samastuda inimesed, kellel on ka rangel lapsevanem olnud ja kes teda niimoodi tundma on pannud. Rangel kasvatusel on mitmeid eeliseid. Mul on väga hea suhe distsipliiniga. Ma suudan väga hästi enesedistsipliini hoida. Ma suudan suured ülesanded väikesteks juppideks jaotada, et nendega paremini hakkama saada. Ma suudan struktuuri oma elus hoida, struktuuri tekitada erinevates eluvaldkondades. Ma olen väga sihikindel, ma ei jäta midagi pooleli ja ma ei lepi vähemaga kui ainult parimaga. Aga rangel kasvatusel on ka teatud puudused. Ja üks endast on see, et lapsena jääb mulje, et ükskõik kui väga sa pingutad, siis see ikka ei ole piisav nagu. Et tihti kaasneb pingutamisele kõrvalt karm sõna ja hirm karistada saamise ees. Ja siis, kui töö saab tehtud või mingi ülesanne, siis pigem ei järgne sellele tunnustus või kui siis mingi napisõnaline, vaid pigem järgneb sellele mingi kommentaar, et kuidas sa oleks saanud paremini teha. Ja see panebki meid tundma, et jälle me ei olnud piisavad. Järelikult peab veel rohkem pingutama, et olla armastatud, et tunda piisavana. Ma tean, et vanasti oli selline uskumus, et kui last tema kasvatamisel liiga tihti kiita, siis äkki ta ei pingutagi rohkem. Ja ma tean, et ka osad juhid siiamaani suhtuvad niimoodi oma alluvatesse. Aga selline mõttemuster on ajast ja arust. Nüüd tulles tagasi minu enda triggeri juurde, siis seal ei olnudki midagi mu ülemusega pistmist. Lihtsalt minu enda sisemine laps on haavata saanud kunagi. Ja sellele haavale raputati lihtsalt soola peale. Ja piisaski ainult ühest repliigist ja tavaliselt see võibki olla midagi väikest või tühist kõrvalvaatajale. Aga meist tekitab see väga tugeva reaktsiooni, sest et me seostame seda millegi väga valusaga. Aga nüüd, kes peaks mulle ütlema, et ma olen piisav niimoodi, et ma seda ise ka päriselt usuks? Kes tunneb mind kõige paremini? Loomulikult mina ise ja sellepärast tulebki endale ka regulaarselt öelda, et ma olen piisav, ma olen uhke enda üle. Et mõnele võib see tunduda võib-olla natukene ebamugav või imelik, sest et tegelikult meie ühiskonnas ka häbivääristatakse sellist käitumist, umbes et räägib targema inimesega ja midagi sükest. Aga tegelikult see on väga oluline,
ja ma olen sellega juba väga ära harjunud, väga mugavaks muutunud, et ma pean väga oluliseks suhet iseendaga. Kui me teame, et me anname alati endast parima ja ei half-assi mitte midagi, siis me võime olla kindlad, et me oleme alati piisavad välismaailma jaoks ja seda tuleb ka endale vahepeal meelde tuletada, vähemalt mul endal, sest see kipub ununema. Ja siin on tegelikult veel üks nüanss, kui minna natuke veel rohkem tiipi, et lapsepõlves me tegelikult seostame ennast meie tegudega. Meie identiteet võrdub meie teod. See on nagu selline sisse õpitud teadmine meil, et kui me teeme midagi, siis me saame kas kiita või saame laita. Ja öeldakse ka veel juurde, et sa oled paha laps või et sa oled tubli laps. Ja ka täiskasvanu eas kuuleme inimesi ütlemas, et sa oled ikka täitsa see ja kuidas sa nii tegid. Ehk siis nagu me seostame, et meie teod oleme meie, aga tegelikult me ei ole meie teod. Me ei ole meie mõtted, meie ideed, meie käitumised. Me oleme teadvus nende taga. Me oleme alati piisavad tegelikult, olles lihtsalt meie ise. Olles lihtsalt meie ise, me oleme väärt armastust, me oleme väärt küllust, me oleme väärt head tervist, kõike. Nii et vastus mu tänase video küsimusele, kas ma olen piisav? Jah, ma olen piisav. Ka sina oled piisav. Me oleme alati piisavad tegelikult. Meie teod on teine teema. Vahel tegutseme ühtemoodi, vahel teistmoodi ja me saame oma tegusid parandada ja nii edasi. Aga me ise oleme alati piisavad. Ma lõpetaks tänase video ühe sihukese mõttega, mis mulle väga meeldib, mida ma kuskilt kuulsin. Et juhi töö on üks tänamatu töö. Kui tema tiim saab millegi heaga hakkama, siis õige juht annab kogu au ja kiituse ja tunnustuse oma tiimile, oma alluvatele. Kui tema tiim saab millegi halvaga hakkama, siis õige juht võtab kogu vastutuse enda peale ja ei süüdista oma tiimi. Kiidusõnu pole üldjuhul kusagilt loota talle, sest tema ülemused pigem toovad välja, mis on valesti või mida saaks veel paremini. Et selline mu elu juba kord on, aga ma ei kurda. Mulle väga meeldib mu töö. Juhi töö pakub väga palju arenemisvõimalusi, annab võimaluse eneseteostuseks ja need on põhilised asjad, mida ma üldse väärtustan töö juures. Nii et ma olen väga tänulik oma ülemusele ja sellele triggerile, mis üles tuli, saitas mul endast rohkem teadlikuks saada. Hoopis teine teema muidugi piiride kehtestamine seoses näiteks selle passiiv-agressiivse käitumisega, et kui selline asi kordub, siis järgmine kord ma kavatsen seda peegeldada talle. Sest äkki keegi ei ütlegi talle ja ta ei saagi aru, mida ta teeb. Et kui midagi öelda, siis öelda otse ja konkreetselt. Ja niimoodi on võimalik südamesse rääkida, mitte nagu manipuleerida või panna teist kuidagi halvasti tundma, lihtsalt vihjates midagi. Aga see on juba teine teema. Nii et aitäh teile vaatamast. Järgmise korrani.